nii et kui ma vajutan seda nuppu, peaks see laadima. Tegelikult annab see 8 volti. Tule nüüd. See on äge. Kas sa oled kunagi mõelnud, kas on võimalik ehitada elektrijalgratast ilma igasuguse elektroonikata? Nüüd, mida ma mõtlen elektroonikata, on see, et järgin Google'i definitsiooni, kus elektroonika on füüsika ja tehnoloogia haru, mis tegeleb transistoride ja mikroskeemidega vooluringide projekteerimisega. Meil on endiselt vaja kasutada mõningaid juhtmeid ja patareid, aga ma tahan, et kõik muu oleks mehaaniline. Enamik kaasaegseid elektrijalgrattaid kasutab harjadeta alalisvoolumootorit, kuna need on oma suuruse kohta uskumatult võimsad ja tõhusad. Aga need vajavad ka elektroonilist kiirusregulaatorit, et neid toita. Nii et sa ei saa lihtsalt akut ühendada ja sõitma hakata. Aga mis oleks, kui saaksid? Seda videot toetab Kiviko. Räägime neist hiljem lähemalt. See on reedlülitiga mootor, mis saab oma nime selle väikese rohelise kapsli järgi küljel, mida nimetatakse reedlülitiks. Ja kui magnet asetada lüliti lähedale, sulgub see ja laseb voolul liikuda. Need mähised toimivad elektromagnetitena ja kui püsimagnetid mööduvad reedlülitist, antakse mähistele vool, kiirendades magneteid paremale ja pannes mootori pöörlema. Ma paigandasin varem reedlülitiga mootori väikesesse mänguautosse. Ja see töötas väga hästi, kuna tarbis väga vähe energiat ja suutis end isegi väikese tõukega laadida. Teeme selle nüüd suuremaks ja paneme selle jalgratta peale. Sellel suuremal versioonil on mõned väikesed erinevused, kuid põhimõtteliselt töötab see samamoodi. Kuna tavaline reedlüliti ei suuda taluda rohkem kui umbes pool amprit, pidin ma ise tegema oma enda suurema reedlüliti. See on väga lihtne. Ainult 2 metallriba, mida eraldab väike vahe, täpselt nagu väikesel riidlülitil. Ja kui magnet sellest möödub, tõmbub üks ribadest teise poole ja annab poolidele voolu. Sellel mootoril on nüüd väga vähe võimsust, peamiselt seetõttu, et rootori kohta on ainult 6 magnetit, mis tähendab, et mähised saavad ratast ühe pöörde jooksul ainult 6 korda lükata. Kui me aga suurendame magnetite arvu, peaksime suutma suurendada väljundvõimsust. Seega ehitasin selle mootori, millel on 16 magnetit ja vahelduvad magnetpooluste suunad ning sellel on palju rohkem pöördemomenti. Kuigi reedlülitit tuli muuta, sest vahelduvad magnetid segavad ajastust. Nii et ma paigutasin väikese magneti painduvale ribale. Nii et see tõmbub ainult nende magnetite poole, mille vastaspool on väljapoole suunatud. Tundub, et esineb ka elektriühenduse probleeme, kuna nikliribad degradeeruvad aja jooksul sädemete tõttu. Seega proovisin kasutada süsinikkontakti, mida tavaliselt leidub harjadega elektrimootorites, kuid see jättis ribale süsiniku tolmu, mis takistas head ühendust. Ja lõpuks leidsin need väikesed lülitid, mis taluvad väidetavalt kuni 15 amprit ning võtsin neist kontaktid välja, mis siiani tunduvad palju paremini vastupidavat. Hakkame e-ratast ehitama. Ratas, mida ma kasutan, on lihtsa torukujulise raamiga, mis teeb selle kavandamise lihtsaks. 3-mõõtmeline mudel OnShape'is, mis on pilvepõhine CAD-programm ja võimaldab mul selle e-ratta jaoks üheosalist mootori kinnitust kujundada. Kui soovid ise selliseid projekte kujundada, siis soovitan sul kindlasti OnShape'i proovida. Seejärel saan kujunduse eksportida ja alustada 3-mõõtmelist printimist, mille otsustasin teha Formlabsi Form 4 ja Form 4L printeritega. Võimalus teha suuri ja tugevaid osi, olles samal ajal väga täpne, sobib selle projekti jaoks ideaalselt. See on mootori kinnitus ja mootori südamik, mis hoiavad kogu süsteemi sõna otseses mõttes koos. On väga äge, et saan selle valmistada ühe tükina. Seejärel saan laagrit detaili sisse pressida ja kontrollida, kas minu disain sobib rattaraamiga. Ja nüüd on meil tugev kronstein, mille külge kõik komponendid kinnitada. Esimeseks neist on mähised, mille ma valmistasin 3-mõõtmelise printimisega läbipaistvast vaigust, nii et mähised peaksid olema mootorist väljaspoolt nähtavad. Need mähised on igaüks 300 keerdu, need on joodetud 2 jadamisi ja lõpuks 8 paralleelselt, kokku 16 mähist ja 4800 traadi keerdu, mis minu arvates näeb välja äge ja võib-olla natuke naljakas jalgratta peal. Järgmine samm on rootorite valmistamine, mis hoiavad magneteid, ja te võite märgata, et sellel rootoril on palju rohkem magnetipesi kui prototüüpmootoril. Ja see on sellepärast, et ma sattusin hiljuti millegi peale, mida nimetatakse hallback arrays, kui te vaatate prototüüpmootorit küljelt. Pool on 2 magneti vahel nagu võileib ja me tahame, et magnetväli nende 2 magneti vahel oleks võimalikult tugev. Nii et kui poolidel antakse voolu, maksimeerime me väljundmomendi. Seega, kui me võtame rootori vahelduvad magnetid ja asetame nende vahele väiksemad magnetid, selles ristiasendis saame tegelikult osa magnetväljast ühele poole suunata, luues tugevama ja nõrgema külje.
ja seda nimetatakse Halbachi massiiviks. Kui me teeme seda nii, et tugevamad küljed on mõlemad sissepoole, poolide poole suunatud, peaksime suutma pöördemomenti suurendada. Ja ma ehitasin tegelikult veel ühe prototüüpmootori, et seda teooriat testida. Ja on selge, et sellel on palju rohkem jõudu. Pidin isegi riidlüliti rootorile lähemale paigaldama, kuna mootorist väljaspool olev magnetväli on palju nõrgem. Nii et sellel lõplikul disainil on 20 põhimagnetit ja 20 väiksemat magnetit, mis moodustavad Halbachi massiivi, kokku 80 magnetit. Ja neid saab kinnitada võllile ja ajamirihma rattale enne mootori külge panemist. Nii et me saame paigaldada rootori mõlemale poole ratast, et poolid jääksid nende vahele. Nüüd saame reedlüliti mootori külge kinnitada ja see on testimiseks valmis. Kui kõik on ühendatud, peaksin saama mootorile selle lülitiga gaasi anda. Despite running well below the 15 amps of these switch contacts are... Isegi kui asjad lähevad valesti, õpin ma alati midagi. Seetõttu olen ma elevil, et saan teile rääkida Kiivikost, sest nende missiooniks on inspireerida lapsi uuendusi looma. Olen juba mõnda aega olnud Kiiviko fänn ja nende kastid on alati põnevad. Neid on huvitav kokku panna. Selle kasti kvaliteet ja läbimõeldus teevad sellest ideaalse kingituse igale lapsele. Ma mõtlen, see on sõna otseses mõttes höljuk, mida saad kodus ilma tööriistadeta ise kokku panna. Selliseid kaste on veel palju, igas vanuses lastele. Nende Kiiviko klubidega, mis on põnevate käed külge õpiseikluste sari, kus on 5 erinevat klubi, mille vahel valida. Sa uurid teemasid alates kultuurist ja geograafiast, kuni tehnoloogia, kunsti ja paljuni muuni. Ja kui sa tahad oma teaduse, teadmiste ja insenerioskused mõne projekti kallal proovile panna, siis on olemas ka Kiiviko laborid, kus on projektid nagu see raadioteel juhitav tarnerobot ja palju muud. Ma tõesti usun, et Kiiviko on suurepärane kingitus selleks pühade hooajaks ja see on kingitus, mis pakub rõõmu kuu järel. Nii et kui registreerud koodiga Tom Stanton, saad oma esimeselt klubikarbilt 50% soodustust või minnes aadressile kiiviko.com Tom Stanton. Mine vaata kindlasti videokirjelduses olevat linki. Kuigi need lüliti kontaktid on mõeldud töötama kuni 15 ampriga ja ma kasutan neid tunduvalt väiksema vooluga, põlevad need üsna kiiresti läbi või vahel isegi keevituvad kokku, mis lukustab mootori. Aga mul on veel üks viimane idee, kuidas see tööle saada ja võimalik lahendus on Wolfram. Wolframil on kõigist metallidest kõrgeim sulamistemperatuur, umbes 3400 kraadi Celsiuse järgi, mis on umbes 1000 kraadi kõrgem kui terasel. Nii et ma tellisin mõned Wolframist keevitusvardad, et teha loodetavasti vastupidavamaid reedlüliti kontakte, kuid sattusin kiiresti oma esimese probleemi otsa. Tundub, et Wolframit ei saa joota, vähemalt selle tinaga, mis mul on, ja nende temperatuuridega, mida mu jootekolb suudab saavutada. Minu lahendus sellele on kasutada tina Wolframi külge mehaanilise ühendusena, peaaegu nagu juhtme pressimine. Seega viilisin Wolfram pulka mõned selgud, et tinaga oleks millestki kinni haarata. Seejärel mässisin nikliriba ümber Wolframi ja täitsin selle tinaga. Nii et kui Wolfram lükatakse sulanud tina torusse ja lastakse jahtuda, ühendab see need kaks omavahel. Loodetavasti hea elektriühendusega on see Wolframist riidlüliti ilmselt minu viimane lootus see rattas tööle saada. Kui kõik on ühendatud, kas see peab sädemetele vastu? Plastic, aside from a few bolts and the coils, which means it has very little resistance. Ausalt öeldes ei suuda ma väljendada, kui õnnelik ma olen, et see töötab. Mitte ainult see, et Wolfram ei lagunenud pärast korralikku töötamist, vaid ka sädemete teke näib olevat vähenenud. Seejärel printisin ma 3D printeriga suure rihmaratta, mida kasutatakse tagaratta käitamiseks, ning selle saab kinnitada ratta külge väljalõike abil, mis sobitub originaalratta hammasratta peale ja kinnitatakse poltidega. Kui veorihm on külge pandud ja korralikult pingutatud, on ratas peaaegu valmis. Ma tahan lihtsalt lisada veel ühe asja, et mehaanilise ratta välimus oleks täielik. Analoog voltmeeter, et näha, kui palju akut alles on, mis sobib ideaalselt lenksu keskele. Olen paigaldanud ka 2 lülitit lenksule ja natuke segase juhtmestiku. See peaks võimaldama ühel lülitil juhtida mootori toidet ja teisel lülitil, loodetavasti, võimaldama akut regeneratiivselt laadida. Või antud juhul väike superkondensaatori plokk. Ma tunnen, et pean selle seadistuse eesmärki selgitama. Tavalistel elektrimootoritel on rauast südamikud, mis võimendavad mähiste elektromagnetilist tugevust tohutult. Aga see tekitab ka takistuse siis, kui mootorile voolu ei anta, sest magnetid tõmbuvad südamiku poole. Sest see mootor on peaaegu täielikult valmistatud plastist, välja arvatud mõned poldid ja mähised, mis tähendab, et sellel on väga väike takistus, kui see pöörleb ilma vooluta. Nii et idee on selles, et see sõidab nagu tavaline jalgratas, ainult väikese rihma takistusega, mis pole eriti suur.
ja siis, kui ma sõidan mäest alla või tahan aeglustada, ma saan kasutada mootorit generaatorina, et laadida neid kondensaatoreid. Ja kui need on laetud, ma loodan, et sellest piisab, et anda mulle väike jõulisa, kui mul seda vaja on. Vaatame, kas see töötab. Nii et ma olen siin väljas ühel mõnusal külmal detsembrikuu Briti hommikul. Kondensaatorid on täiesti tühjaks laetud, nagu näete voltmeetrist. Ja kui ma lenkstangi liigutan, saame tekitada näilise laengu, aga ilmselgelt see pole päris laeng. Võtame siis ratta ja teeme väikese sõidu. Yeah, so we drained about 5 volts getting up to speed. And tundub, et me laeme kondensaatoreid, kuigi ma pole veel regenereerimislüüdit vajutanud, mis on natuke kummaline. Ja tundub, et pedaalidel pole eriti vastupanu, mis on ilmselt hea, et see nii lihtsalt laeb. Reedlülitid on natuke lärmakad, ilmselt umbes sama valjud kui need kõvad vabajooksu rummud, aga natuke hullemad, sest nad teevad seda häält pidevalt. Nüüd lähen ma mäest alla ja kavatsen vajutada regenereerimisnuppu. resistance when riding unpowered. Ja tundub, et see laeb nüüd natuke kiiremini. Me oleme peaaegu, me oleme 10 voldi juures. Ma arvan, et need kondensaatorid on hinnatud umbes 18 voldile, nii et hetkel oleme täiesti ohutusvahemikus. Okei, nüüd jõuan tassasele maale ja kavatsen ratta peatada. Oleme umbes 12,5–13 voldi juures, nii et vaatame, kas saame selle energiaga uuesti kiirust koguda. Because the motor is essentially... See veab mind, lihtsalt, mitte kuigi tugevalt. Nii et me kulutasime umbes 5 volti kiirendamiseks ja nüüd ei kulu enam midagi. Sest see on maksimaalne pöörete arv, mida mootor selle pingega suudab teha. Charge my phone. And whilst riding, the charger doesn't work. Nii et oleme tagasi 11 volti juures. Ja ma hakkan gaasi andma, et näha, kas suudame sellest mäest üles sõita. The energy can slowly discharge into my... Tal ei ole päris piisavalt jõudu, et ühestki mäest üles saada. Ma tunnen, et see rattas vastab 2-3 tingimusest, mida ma algselt tahtsin. See laeb regeneratiivselt ja sellel on väga väike takistus, kui sõita ilma jõuta. Lihtsalt puudub vajalik jõud, et olla elujõuline elektriratta valik. Ja täiesti mehaaniline olemine ei ole nii hea, kui ma lootsin, sest riidi metallribad ei ole kõige paremad. Lüliteid tuleb pidevalt reguleerida, sest kui ma sõidan liiga kiiresti, lähevad need resonantsi. Nii juhtubki, et see jääb kas liiga kaugele Wolfram kontaktist või liiga lähedale, mis põhjustab tugevat sädemete teket. Aga kuidas oleks, kui võtaksime ratta regeneratiivpidurduse osa ja kasutaksime seda millegi muu laadimiseks? Kuna mootor on põhimõtteliselt ühendatud samamoodi nagu minu käsigeneraator, annab see pöörlemisel välja vahelduv voolu. Nii et kui me kasutame 4 dioodi, et ehitada täissille alaldi, peaksime suutma kondensaatoreid veelgi kiiremini laadida. Siis saame kondensaatorid ühendada USB pingeregulaatoriga, et kasutada salvestatud energiat. Näiteks telefoni laadimiseks ja sõidu ajal ei tööta laadimine, kui kondensaatorite pinge on alla 8 voldi. Aga regen nupu lühikese vajutusega saame pinget kiiresti tõsta ja siis saab energia aeglaselt minu telefoni voolata. 6 kilomeetri ehk 3,7 miili jooksul, mis ma sõitsin, laskusin umbes 55 meetrit ja suutsin oma telefoni peaaegu 10% laadida. Mis polegi paha, kui arvestada olukorda. Ma kasutasin seda ainult mäest alla sõites või kui pidurdada oli vaja. Ja üks mägi, millest alla sõitsin, oli nii pikk, et ma kartsin, et laen kondensaatorid üle. Nii et ma lasin lülitist lahti. Nüüd ma tean, et on olemas tooteid, mida saab osta ja mis kasutavad väikest generaatorit rattatule toiteks, kuid need tekitavad rattale pideva takistuse, kui need on sisse lülitatud. Aga seda süsteemi saab kasutada kondensaatorite kiireks laadimiseks pidurdamisel või mäest alla sõites. Ja siis see hakkab aeglaselt tühjenema. Laadida mu telefoni või rattatuld või mida iganes ma tegelikult tahan, mis on sisuliselt tasuta energia. Sest kui mul seda süsteemi ei oleks, läheks kogu energia lihtsalt soojuseks ja kulutaks mu piduriklotse. Aitäh, et vaatasite!